Kui ehituslikult kuskil midagi huvitavat näha on, siis tuleb ikka alati kinni pidada ja uurida, millega täpselt tegemist on. Siin sellel töömaal on taldmiku raketise kohale paigaldatud midagi sellist, mida minu meelest Eesti ehituses ennem tehtud ei ole. Jõudu, mis taldmiku raketis teil siin nüüd on? See on nüüd kaetud kilega väljast ja põhjast juba armeeritud 3x800 traadiga. Kas nüüd, kui teil on see asi paika pandud, siis tuleb täiendavalt veel mullaga või liivaga täitematerjaliga toestada ka seda raketist? Ei tule. Et see tuleb valada betooni täis ja tõmmata plats siledaks. Kui nüüd sõlm-sõlmelt kirjeldada, kuidas see raketis paika pannakse, sest ma näen, et sellised nurga- või ühendusdetaili eraldi ju ei ole. Ei ole, nad on kõik ühesugused. Nad on 5 meetrit pikad vormid ja nurkade tegemine käib siis lihtsalt äärte ära lõikamisega. Ja äär lõigatakse vormist lahti ja painutatakse ära 90-kraadise nurga alla. Välisnurk lõigatakse tükk külge ära, painutatakse jällegi kokku ja pannakse väljapoole nurga alla. Ehk siis selle raketise enda raskus seob ta sinna ära, et ta on fikseeritud sinna kinni. Kas sidumistraati tuleb ka kuskil nurkade ühendamisel kasutada? Oleks hea jah, see siduda, siis on endal kindel tunne, et ei lähe laiali. Kuidas 2 elementi omavahel jätkatakse, kui nüüd päris sirge sein on? Üle kate on tal 350 millimeetrit. Et sellepärast tal ongi 3-8 traati, et muidu kasutatakse 2 traati diameetriga 10, aga kui on peenem traat, siis võib olla ka väiksem ülekate, ehk ta on jällegi ökonoomsem. Aga lisaks lindvundamendi osale on ju ka korstnavundamendid, postide vundamendid, neid on võimalik ka sellest samast materjalist teha? On ikka samast materjalist võimalik teha poste, laiendeid. Kui laiu, kui suuri neid vorme üldse on? Te ütlesite, et siin töömaal on 500 millimeetrit. No on 400, 500, 600 ja 700 laiust. Ja kõrgust on 250, 350 ja 450 millimeetrit. Kas kõigil juhtudel ei ole vaja sellele vormile täiendavat toestust, et ta laiali ei vajuks? Alates kõrgusest 350 pannakse talle üles selline spetsiaalne rakist, mis antakse vormiga kaasa. Ja armeeringuks jääb sisse kui palju metalli? Siin on nüüd 3x8 millimeetrit. Need jäävad aluskihti, need on põhjast 70 millimeetrit kõrgemal. Kui palju Eestis sellist materjali juba kasutatud on? Mina tõesti tunnistan ausalt, näen esimest korda. Seda on pandud. Ta on hästi kiire materjal. Ja töömehed on rääkinud, et kui nad sellega panevad, et mida nad siis ülejäänud 4 päeva teevad. Nii et praktiliselt, kui õppinud meestega tegemist on, siis on kõne all jutt, et hommikul hakkate paigaldama ja juhtuks telliti juba betooni ära. No niimoodi asi reeglina käib, kuigi esimest korda keegi lõunaks kohe betooni tellida ei julge. Teema hästi huvitav, on olemas mõni internetilehekülg ka, kuhu saaks pilku heita? On ikka, www.estriametall.ee